Peale valimiste tralli, haigeks jäämist ja siis uuesti sündmuste keerisesse ronimist otsustasin mina, et aeg on natukene rahulikumalt võtta. Tere hommikust. Ronida tagasi oma mugavasse väikese vana inimese ellu. This is my jam. Sa olete vana või noor inimene? Pink! Me ei tee vana inimest üle nalja. Mida see aga täpsemalt tähendab ja mis on väikese vana inimese Maria lemmikud hobid viimasel ajal olnud, seda kõike näete täna. Tere hommikust. Kas te mäletate seda videot eelmisest aastast, kus ma deklareerisin, et ma olen nüüd väike vana inimene? Ja, ma olen ringiga selle vibe'i juurde nüüd nagu tagasi jõudnud. Ja ma tahtsin teiega sellest täna rääkida ja siis ma kuidagi olen inspireeritud, et miks mitte võtta teid siis kaasa ühele päevale väikese vana inimese elus. Sellel väikese vana inimese mõtteviisil ei ole mitte mingit pistmist reaalselt vanusega. Ja okei, ma teen nalja, ma loen paberajalehte, ma olen väike vana inimene, aga ma ei ole, kuidas öeldakse eesti keeles siis, ageist. Ma ei kritiseeri inimesi nende vanuse põhjal. See on nii, vaata, see on nii meie, sa oled ageist. Ma arvan nendel hetkedel, kus mina olen enda kohta nagu appi, sa oled siuke vana inimene. Siuke väike vana inimene, siis need on need mingid väiksed nagu tegevused või harjumused, aga sellel on palju sügavam tähendus. Väikseks vana inimeseks olemine on igasuguste sotsiaalsete normide eiramine, sest vaata üks asi, mis kipub inimestel tulema vanusega, pohhuism ja elutarkus. Kui noorena sa oled väga nagu nii, okei, mida on moodne teha, kuidas peaks ikka elama, mida ikka teised teevad, mida vanemaks sa saad, seda rohkem sul on savi. Ma arvan, mul on praegu lihtsalt savi. Kell on 10 ja mu tuba on põmist pime. Vaevu tuleb natuke valgust õuest, mis on šokeeriv. See šokeeris mind täna hommikul. Ma ärkasin kell 9. Võt see ei ole väga vana inimene minust. Kui varasemalt ma olen olnud nagu sügiseti see tüüp, kes 6:30 äratus, kell 6. Siis sel aastal ma esimest korda mõtlesin, et mis oleks, kui ma laseks endal magada ja avastasin, et ma magan mingi 10+ tundi iga öö, kui ma ei ärata ennast üles. Elukvaliteet palju parem, kas suudate uskuda? Nii et ma olen ärganud 8–9 vahemik. Täna ärkasin ka kell 9. See on hommikusöök, väike kohv, mõned asjad ei ole muutunud. Ja täna on reede, lõpuks ometi on reede. Selles mõttes mul on nagu, mul on uni tegelikult. Ma hakkasin ütlema, mul on hea meel ja siis ma sain aru, et jah, seda ka, aga eelkõige mul on uni. See kohv nagu ei teinud mitte midagi, võib-olla ma peaks teise portsu otsa tegema. Ja võib-olla lihtsalt see sügisene ja talvine ilm on ka mind kuidagi eriti viinud nagu, mis on see nagu talveune energia, et ma lihtsalt olen oma kodus, ma teen oma väikseid hubaseid asju, ma ei pinguta üle ja ma tegin tegelikult paar nädalat tagasi, ma tegin video sellest, kui stressis ma olen ja ma käisin isegi arsti juures vahepeal ja selgus, et stress teeb meid kõiki haigeks. Mu arst oli reaalselt mingi, et see on see noorte inimeste värk, teil on kõigil stressihaigused ja see pani meid mõtlema. Seega eriti viimastel nädalatel ma olen tõesti üritanud võtta rahulikumalt, nagu chill out, Maria, chill out. Sul ei ole vaja ärgata kell 7, rahulikult naudi oma kohvi, loe oma paberajakirjandust. Ma on tunne, nagu oleks laupäev, sest mul esimest korda see nädal on aega lugeda eelmise nädala ajalehti. Jah, see hobi on mul küll 100-ga tagasi tulnud. Te olete kindlasti näinud minu väikest ajalehede ja ajakirjade setupi. See on nii nunnu, sest ma panin Halloweeniks. Kas te panite tähele siia väikesed ämblikud, kes siin jooksevad? Kui te vaatate, seda on Halloween läbi, aga ühtlasi meil oli sükkased küünlad, meil oli üks õhupall, meil oli teine õhupall ja meil on nõid. Ja kas ma olen korduvalt selle nõia peale ehmunud oma enda kodus? Jah, see on tõesti nii. Nii, aga väike vana inimene nüüd naudib oma aeglast ja rahulikumat hommikut sellega, et loeme, mida lehed kirjutavad. Mul on tunne, ma tahan alustada Õhtulehest, sest ma tahan vaadata horoskoopi. Jah, ma vahepeal ütlesin, et ma tõmban tagasi astroloogia ja tarokaartidega ja kogu selle maailmaga. Aga nendel päevadel, kui mul on ikkagi päris Õhtuleht käes, ma ju võin ometigi vaadata Skorpion täna. Kuukaladest tõstab esile su loovuse ja kirglikkuse. Päev sobib suurepäraselt loominguliseks tööks.
Oh my god, ja ma filmin vlogi üle pika aja. Super. I am aligned. Nii. Ma ei näegi kohe. Tavaliselt, kui mul on mitu uut lehte korraga, siis ma teen esimese skänni, et mis on mingid pikad lood, mida ma kindlasti tahaks pärast lugeda. Nii, järgmisena meil on Ekspress. Siin on alati need nädalasõnad. Nädalasõna on foodie. Ma ei ütleks, et mina näiteks olen eriti suur foodie. See on minu hommikune scroll. Oo, 5 vastuseta küsimust Eesti poliitika kohta. This is my jam. Okei, see on väga põnev. Postimees toob välja 5 arengut, millel peab äsja lõppenud kohalikel omavalitsuste valimiste taustal silma peal hoidma, mis hakkavad mõjutama ka poliitikat Toompeal. Mul on tunne, et Postimees on täna isegi kõige huvitavam. Kust tulevad mõrvarid? Kas keeratakse kella või keeratakse käru? Aha. Oh my god, nädala persoon Tõnis Lukas. Postimees kütab see nädal. Okei, tundub, et materjali on rohkem, kui ma jõuan ära lugeda. Plus ma saan panna värsked lehed oma stendile. Kusjuures, kui oleks aasta 2016 ja siis kõik tegid DIY-sid, siis see oleks minu DIY. Ajakirjade stend koju. Ma tellisin selle nagu riiuli räst Amazonist. Sa saad sinna üles kirjutada ükskõik mida. Minu meelest see näeb nii nunnu välja. Väikesel vanainimesel meenus, et ta peab tööd ka tegema. Ma lubasin ühe asja ühesõnaga ära teha eile ja ma unustasin. Mul läks meelest. Nii et ma teen kiirelt ühe asja arvutis ära ja siis lähme juba trenni. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja kuidas teie siis olete, vana või noor inimene? Pink! Ma just ütlesin vloogi alguses, et me ei tee vana inimest üle nalja. Aga samas mu selg valutab. Ja eega, see ongi. Tegelikult me teeme endale nalja, sest kes käivad kahekesi füsioterapeudi juures oma haigete selgadega? Also nagu It's Giving You 2016. I wish I was there, I wish I was... Ei, sa pead poseerima oma mantriga või kotiga. Wish I was show in the back in the bed, cause if I want you, I gotta hold that. Mulle meeldib, et nagu... So baby, in the back. Mulle lihtsalt meeldib, kuidas nagu me kõndisime enne Annaga. Üks tuttav tuleb mööda, kes on nagu meie vanunega, kellel on nagu full laps juba. Ja mul oli see moment, vaata. Sul oli ka, Anja? See moment, et mida me oma eluga teeme. Igal juhul, me tulime siis jalutama ja kusjuures nali naljaks, nali kõrvale pannes. See on asi, mida ma olen teinud. Ja kes oleks arvanud, et see parandab enesetunnet? Kes oleks arvanud, et värskes õhus liikumine on meile vajalik? Mitte mina. Nüüd ma hakkasin seda tegema ja ma tunnen ennast palju paremini. Minu praegune trenni split on see 2 korda nädalas tubli jõuks. Okei, 2 korda ja need 2 korda sa saad minna ja pingutada täie paga. Ja seda me teeme. Ja ülejäänud päevadel jalutamine. No ja mõned harjutused minu vanainimese selja jaoks ka, aga jalutamine. Ja vahel ma satun siia politseiparki jalutama. Ja iga kord, kui ma siit mööda kõnnin, sisemine laps minus või sisemine vanainimene. No tal on see tunne, et tahaks korra lihtsalt. See on ju nii lõbus. Ja need vanad inimesed üldiselt on siin nagu tunde. See on see, miks nagu see läheb minu väikese vanainimese rutiini alla. Sest miks siin on alati nagu vanemad inimesed barettidega? Alati. Või siis nagu väiksed lapsed. Need on mõeldud kõikidele. Kõik võivad siin niimoodi lõbutseda. See on see, kui füsioterapeut küsib, no Maria, liigud ka või? Ma olen nagu, ja kuidas veel? Kusjuures, kas sa mäletad, kui me käisime ükskord sinu vana kodu juures Välijõuksis? Tuvipargis. Tuvipargis, kas sa mäletad? Jaa, see oli päris seal lõbus. me tegime päris asja. Seal oli päris, siin on ka tegelikult päris asjad. Nagu, mis need on, mingi õlapress, elliptikal on ja... minu isiklik lemmik on veel seal. See on alati see, kus ma barettidega prouasid näen. Ja siis nad on nagu... Oota, kas see on koordinatsioon, kui ma üritan teha nagu... Lihtsalt nagu niimoodi lihtsalt või? Tegelikult suht lihtne.
ei, vist mitte. Või niimoodi või? Oota, seal on tegelikult veel võimalusi. Ei ole, mõlemad lähevad ju kahte pidi. Jah, aga seal on, saad eri aegadel keerata nagu. Jah, täpselt. Või kas see on nagu kivi see? Käisite ka või? Jahuteed, jah. Jah, kiviveski või? Vabaõhumuuseumis ju oli. Kas sa peaks minema see aasta ka Vabaõhumuuseumisse või? See oli fun. Nii et jah. Aga kuna ma siiski olen füüsiliselt veel noor inimene, siis me lähme teeme päris trenni ka, sest siis me oleme vanana piisavalt tugevad, et käia jõulinnakus. See kõlab nagu mingi Tervise Instituudi makstud reklaam, vaata. Siis me oleme terved 80-aastasena. Läheme. Naljakas lugu veel. Käin siis jalutuskäigul on ju. Mõtlen, siis kui mul veel ei olnud seda liikumisharjumust nii väga. Ütlesin, et lähen jalutama. Käin jalutamas, isegi pole mitte nii pikk ring on ja. Ja lähen järkapäev füsio juurde ja kurdan, et oh my god, et ma käisin nagu üliväiksel ringil ja kõik valutab. Siis ma nagu pärast hakkan seda sammude statistikat vaatama. Too päev ma olin siis teinud 5000 sammu. 5000 sammu oli see väike nagu jalutuskäik on ja. Ja ma vaatasin, mingi 5 päeva enne seda järjest ma olin teinud päevas 500 sammu ainult või vähem, 191 oli üks päev, on ju. 191 sammu. Seega minu väikse jalutuskäigu päev oli nagu 10 korda hüpe mu keha jaoks. Ja võt, ma ei ole ennast kunagi nooremana tundnud. No nii vana inimesed trennis teeme siis seljavalu ennetusharjutusi. Ma võib-olla kiirasin endale käru selle vana inimese nalja tegemisega nii palju, sest ma tegin väljaasteid ja tõmbasin oma reie ära. Nagu täpselt siuke asi, mis vana inimestel juhtub. Ma kummardasin liiga kiiresti ja valus, nii et õues on nii pime, mida asja. Kell on 3, ma tulin duši alt välja, ma olin nagu hämar. Ongi ametlikult nüüd see aeg käes või? Nii, ma tahtsin teile rääkida. Tegelikult sellest, kuidas üks asi, mida... No see oli see, mis kogu seda videot nagu inspireeris. Sellepärast, et hiljuti peale minu valimiste rallit ja haigeks jäämist ja kõike, ma olin nagu okei, Maria. Aeg on ohjad elus enda kätte jälle võtta. Ja mis on peamine asi, mis mind vaimselt puntrasse, stressi ajab või vähemalt alati teeb asja hullemaks? Scrollimine. Ja ma olen sõltlane. Ma tunnistan seda kogu hingega, sest ma ei ole üks nendest inimestest, et jaa, ma vahel vaatan, võiks vähem. Ei. Ma nägin nagu viimaste nädalate jooksul, kui väga mu elukvaliteet oli mõjutatud sellest sotsiaalmeedia scrollimisharjumusest. Ma mõtlen just Instagrami ja TikToki. Ja see on täpselt üks nendest asjadest, et kui nagu asjad on hästi, see ei ole ju nii hull nagu õhtul vaadata, mis seal TikTokis tehakse. See ei ole nii hull käia Instagramis. Nagu ma olen selle sõltuvusega palju tegelenud. Eelmine sügis ma ostsin nuputelefoni endale, ma olen teinud igasuguseid paaste, et nüüd ma nädal aega ei vaata üldse. Ja kuigi need on olnud üliõpetlikud ja ka toiminud, siis need on alati toiminud lühiajaliselt ja nagu selle sõltuvusega tegelemine on käinud alati mul lainetena, et ma nagu läheb ülihulluks asi, siis ma panen mingi ilged karmid reeglid, juba läheb elu nagu üliparemaks ja siis üks hetk mulle tundub, et kõik on ju nii hästi, mis see väike scroll ära ei ole, mis see ikka halba saab teha. Ja siis ma uuesti hakkan scrollima ja siis kui tuleb stressirohkem periood, kus ongi mul on palju tööd, mida tahad võib-olla edasi lükata ka ja nagu emotsionaalselt on raske, siis järsku sa oled uuesti nagu orav rattas, sa oled nagu ori lihtsalt. Ma põhimõtteliselt nüüd võtsin uuesti selle asjaga tegelemise kätte ja mu eesmärk on tõeliselt töötada välja pikaajaline lahendus. Mu viimane lahendus, kui ma selle nuputelefoni ostsin, samal ajal ma ostsin endale uue iPhone'i ka ja mu ajutine lahendus oli kasutada 2 telefoni. Emma Chamberlain teeb seda juba aastaid ja tema ütleb, et talle toimib see ülihästi. Seega ma proovisin seda, mul oligi vana telefon oli ka ja ma arvan, see oleks olnud parim lahendus, kui minu töö ei oleks nii palju postitada, sest see tegi mu töö nii nagu ebamugavaks ja mul läks nii palju kauem aega, et mingeid asju postitada, mingeid asju ma ei saanud nagu on the go teha ja siis üks hetk paratamatult, ma vist käisin reisil ja siis reisile ma ei võtnud seda teist telefoni ja ma laadisin kõik siia ja nagu nüüd on ikkagi kõik koos olnud ühes telefonis. Seega mul on tunne, et see ei olnud ideaalsem variant mulle, sest mul on ikkagi vaja ka oma tööd, nagu mul meeldib efektiivsus. Ja kuigi see oli väga efektiivne selle sõltuvuse ravimiseks, lõpuks ma ikka, siis ma lihtsalt
käisin 2 telefoniga ja siis ma just olin selles teises telefonis, et ma tundsin, et nagu see on mitte probleemi juurde minek. Ma üritan seekord leida siis mingit tasakaalu. Üritan mitte päeval scrollida, aga iga päev ma põhimõtteliselt kuskil midagi ikkagi postitan. Ja kui ma postitan, siis ma luban nagu veits vaadata. Et ikkagi see baseline on see, et ma ei vaata, aga ma ei tee sellest nii mustvalget reeglit. Mida ma varasemalt tegin, oligi see, et nagu nii. Nüüd ei ole sotsiaalmeedias ja mul ei olnud ühtegi asendust. Ühtegi sükest tööpäeva keskel väikest meelelahutust või ühtegi sellist nagu tarbimist peale teleka. Ja ma olen hiljuti leidnud tegelikult ühe parima alternatiivi vist siiamaani, mis matkib sotsiaalmeediat kõige paremini. Ja selleks on ajakirjad. Ma juba mõnda aega tagasi TikTokis rääkisin sellest ja siis, kui meil Sirviga koostöö hakkas, see oli nagu perfektne ajastus, sest jah, paber nagu ajalehed on nagu informatiivne hobi, et ma loengi nagu päeva sündmuste kohta. Aga kui ma olen õhtul magama ja ma muidu scrollisin õhtuti, no ma ei viitsi mingit poliitika analüüsi lugeda. Ja sellepärast mulle meeldivad nii väga ajakirjad, et sul ongi nagu see kergus ja see teemade mitmekesisus, mis sul on võib-olla nagu TikTokis ka, aga see on paberil, see on chill ja nii edasi. Viimane ajakiri, mida ma lugesin, oli eelmine Anna ja Stiil. Mu lemmikud lehed on nagu need moelehed, mis on moeajakirjades, kus on nagu kombo asjadest, mis on trendikad praegu on ju. Ja ma ei tea, kas te märkasite, mul on uus soeng, see ei ole praegu väga ilus, ma tulin just trennist, aga ma lõiksin oma juuksed lühemaks ja ma postitsin Instagramis, kuidas ma olen tahtnud kanda oma juukseid nagu puffis. Mul on tulnud isukamm, mida lokid läbi, mis lokimaailmas kunagi oli kriminaalne. Unusta glamuursed viimistletud lained. Õhku täis pehmed, säbrulised ja volüümikad salgud on tänavu kõige moodsam lokisoeng. Ja siin pildi peal on ka täpselt sükeste puffis lokis juustega naine. Nii et see on see, mis ma viimati lugesin, on ju. Tuli uus Anne Stiil, nüüd ma tein lihtsalt ajakirjade hauli. Ma räägin, see on mu praegune hobi. Sirvi just saatis mulle uue laadungi ajakirjasid. Uus Anne Stiil, iconic. Ma ootan, et üks õhtuse kätte võtta ja seda lugeda, ma olen nii elevil. Uus ajakirja, mida ma pole näinud varem. Confect. Magazine for sharp dressing, drinking, dining, travel and design. See on nagu mingi elustiili ajakirja vist. See on midagi, mida sa näeksid kohvikus. Kusjuures üks mu lemmik ajakiri veel, mida ma nägin Arketi kohvikus, oli Breathe. See on reaalselt nagu mindfulness ajakiri, see on loodud mulle. See on üliilusasti disainitud, sul ongi mingi retseptid, artiklid, kuidas mingi de-stressida, tervisega seotud, loomingulisusega, mindfulnessiga. See on nii äge, ma juba ootan selle uut numbrit. Ma sain uue Vogue'i ja see tuleb vaata karbis ja sa saad selle lahti tõmmata, kas ma tegelikult ootasin, et teiega koos seda teha. Muumin mamma, kes see on, ma ei tea, aga muumitrolli tunnen ma kohe ära. Siinkohal suured tänud Sirvile, kes minu YouTube'i kanali üks põhisponsoritest on. Mul on nendega ka kood. Seega, kui sina soovid Maria väikeste vanainimeste klubiga liituda ja tellida kas ühekordselt või püsitellimusena ükskõik kas mõnda ajalehte või ajakirja, siis minu koodiga saad sa sealt 20% alla, mis on hea deal, sest ajakirjadega nad kõige odavamad ei ole, on ju? Eriti Vogue. Aga 20% alla on päris hea deal, on ju. Lõbu on küllalt, homme laupäev ma jõuan kõik oma ajakirjad ja ajalehed ära lugeda, aga täna veel on reede. Mis tähendab, et mul on natukene tööd teha. Täna on Halloween, mul läks see totaalselt meelest. Ja meil on väiksed plaanid Halloweeniks sõpradega täna ja ma võtan teid sinna ka kaasa. Aga enne oleme korraks produktiivsed. No nii, päev on õhtusse jõudnud ja mul on seljas kostüüm, nagu te näete. Ja sa oled nagu Maria, need on ainult sarved. Ei, meil on sarved, mis matchivad kampsoniga, mis matchivad küüntega. I am the devil. Reitige mu kostüümi. Minimalistlik, aga värvide poolest korrektne. Ja mis tegelane teie olete siis? Kes ma olen? Sina oled siis minu partner in crime või? Jah. Noh, nagu ikka. Ma ei ole mitte ükski aasta näinud, et nii paljud ettevõtted lähevad Halloweeniga kaasa. Ma ei saa aru, kuidas nüüd kõik ärkasid. Me ei tulnud Boltiga, me tulime Bolt.
nagu luua, said tellida omale. Vapianos oli, Kokal oli näomaaling, Apollo kinopileti kontrolli all on kostüüm, meil on kostüümid, igal pool on ämblikuvõrgud, igal pool on kaunistused. See on väga teemakohane. Ja nüüd ma kahetsen, et ma ei teinud suuremat asja. Ma oleks võinud tulla vaata full grimmis. Mingid vennad tulid. Ma arvan, nad on meie sensil. Ja ütle nüüd, kas see on nagu minust ja meist nüüd väga vana inimene või pigem noor inimene olla Halloweeni ajal kinos? Väga vana. Ei, võib-olla ikkagi on minu meelest tegelikult see on universaalne. Noh, saate aru, see on niikuinii see point on ju. Aga nagu korra ma olin nagu, peame siukest vana inimest, meil läheb joole, me läheme kinno. Ja siis ma olen nagu, et oota, aga kas seda teevad noored inimesed tänapäeval? Ma ei tea. Kommenteerige alla, mis te arvate? Siin on minu väga mitmekesine snäkk filmiks. Ja me nüüd lähme kinno. No nii, oleme hüpanud ajas edasi. Esmaspäeva, head esmaspäeva. Täna on teisipäev. Täna on täiesti tegelikult teisipäev. Me käisime kinos, meil oli väga tore Halloween, ma veetsin terve nädalavahetuse neid ajakirju lugedes. Ja nüüd on teisipäev ja ma olen selle vlogi monteerimise just lõpetanud, tulin teile ütlema siia tšau päeva küsimust esitama. Mis võiks olla päeva küsimus? Ma tegelikult tahtsin küsida, kas ja milliseid meetmeid olete teie rakendanud oma nutisõltuvusega toimetulekuks? Kas te piirate ennast, kas te ei piira ennast, kui suur probleem see üldse on? Ma vabandan, mul on mingi naljakas lööve. Ma arvan, see nutisõltuvus on üks teema, millega ma vist tõenäoliselt oma elu lõpuni pean võitlema. Aga see praegune strateegia on toiminud väga hästi. Ma tunnen ennast palju paremini, ma tunnen, ma ei raiska oma aega nii palju. Ja kuigi see vlog, mis te nägite, oli väga mina olemas kodune, siis uued väljakutsed ootavad mind juba ees. Muuhulgas võite kanda teada, mida tahaksite näha. Ma tean, et mõnes mõttes see on nagu kõige häirivam asi, kui YouTuberid või sisuloajad nagu murravad 4. seina selles kontekstis, et nad räägivad, kui neil nagu on mingi kriis seoses sellega, mida postitada. Minul isiklikult on seda alati põnev kuulata ja mul on tunne, et ma nagu ikka veel otsin oma võib-olla seda stiili või vibe'i ka nagu uueks aastaks peale seda, kui me Lauraga podcasti ära lõpetasime, et see oli jälle süke vlogi stiilis video. Te võite teada anda, kumba te nagu eelistate, et kui juba ongi nagu mingi jutu rääkimine, et kas siis on vahet, kas ma teen seda ühe koha peal või kas ma teen seda oma päeva tegemiste kõrval. Ma nagu ise ütlesingi endale, et ma annan endale selle aasta lõppu, et ongi eksperimenteerida. Aga päris raske on nagu reaalselt selle keskel siis ollagi mingi see on okei, et sa proovid erinevaid asju, see on väga raske minu ajule. Nii et kui teil on selles osas mingid tagasisidet või ka mingeid ideid, mis teemade kohta te tahaksite, et ma räägiksin, siis kindlasti andke mulle kommentaarides teada. Ma olen ülitänulik, et te seda videot vaatasite ja üks asi on kindel. Järgmisel nädalal me näeme jälle, kas see on podcast, kas see on vlogistilis video, kas ma lähen hulluks ja teen midagi kolmandat. Peate tulema ja vaatama. Tšau!